Tänu Jumalale. Lähme jälle tänase õpetuse juurde. Kuna see on nagu selle hooaja viimane kord, siis mingil kombel ma võtan natuke selle asja kokku. Ma hakkan rääkima sellisest teemast nagu Jumala otsimine. Paletame enne, kui ma lähen selle juurde konkreetselt. Ja Isa, ma tänan sind, et sul on head plaanid meie jaoks. Isa, palun, et see plaan, mis sul on tänase koosoleku jaoks, et see tuleks esile. Isa, ava mulle sõnauks, kuulutada sinu tahet, sinu plaane ja sinu eesmärke. Isa, las sinu tõesti ligiolu täidab selle paiga ja Isa toob selguse, ilmutuse ja tunnetuse iga ühele, kes vajab vastuseid. Isa, ma palun seda Jeesuse nimel ja ma tänan sind selle eest, mis sa teed. Jeesus, aamen, aamen, kiitus Jumalale. Nüüd Jumala otsimine, mis mõttes Jumala otsimine? Nüüd, kui ma olen rääkinud terve hooaja erinevatest potentsiaalsetest takistustest, mis võivad takistada tervenemist, miks pärast ka kristlased, ütleme, haiged on, siis vastus on selles, mis on sinu nii-öelda probleem, kui on probleem. Ja see on vaja, nagu öeldakse, kuidagi teada saada. Või vahetevahel või mitu asja olla, mis sa peaksid muutma. Ja see ongi see, et sul tuleb otsida Jumalat ja küsida Jumala käest ja saada see vastus otseselt. Ja see ei ole nagu selles mõttes süke asi, mida sa saad, nagu öeldakse, lihtsalt ühe mõõdupulgaga kõigile ühtemoodi panna, vaid on see just, et nagu öeldakse, iga ühel tuleb leida see vastus, mis Jumalal on tema jaoks. Ja teeme lahti Mattuse 7.7. Mattuse 7.7. Jumala tahe on, et iga kristlane võiks terve olla. Ja kui see ei ole reaalsus, siis on midagi vaja, nagu öeldakse, probleem ei ole, nagu öeldakse, taevas. See on seesama asi, nagu kui sa vaatad televiisorit ja mingi jama on sul näiteks. Mingisugune saade või asi kuidagi ei tööta või pilt on must, siis esimene asi ei ole see, et sa helistad sinna televisioonikanalisse ja ütled, miks te saadet ei saada mulle. Vaid sa hakkad millest peale? Sa hakkad peale sellest, et kuidas on su televiisoriga asjad, kuidas on antennid, ühendused, mis iganes moodis, iganes parasjagu sul kõik asi tuleb, hakkad sellest peale ja tegeled nende asjadega. Ja see on seesama asi ka tegelikult, mis meil on vaja. Meil on vaja sageli leida see probleemi põhjus, tagapõhi, miks see nii on. Ja siin ta ütleb niimoodi, paluge, siis antakse teile. Otsige, siis te leiate. Koputage, siis avatakse teile. Sest igaüks, kes palub, see saab. Ja kes otsib, see leiab. Ja kes koputab, sellele avatakse. Või missugune inimene on teie seast, kellelt tema poeg palub leiba ja ta annaks temale kivi. Või kui ta palub kala ja ta annaks temale mao. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, mõistate anda häid ande oma lastele, eks palju enam teie isa taevas anna häid ande neile, kes teda paluvad. Nüüd see on küll palvega seotud kirja koht, aga tegelikult, kui me räägime Jumala otsimise, siis palve ongi tegelikult see üks viis, kuidas see käib. Ja ta ütleb, kui sa märkad, ta nimetab palvet milleks, ta ütleb siis paluga, siis antakse, siis ütleb otsige, siis te leiate ja koputage, siis avatakse teile. Ta räägib tegelikult siin ühest võiks öelda palveliigist, mida võiks nimetada otsimiseks. Nüüd, miks siuke sõna? Kui me midagi otsime, siis ütleme, sul on midagi kas kadunud või sa ei tea, kus see asub praegusel hetkel. Mingi asi on kuskile nii-öelda ära pandud või mis iganes ja sa otsid seda. Seda on sul aegalt ette tulnud. Mingi asi sul on, mis on vaja, sa oled kuskil selle pannud, aga ta ei ole just selles kohas, kus sa arvasid ja nüüd sa otsid teda. Nüüd, mis see tegelikult sisaldab? See väga palju sisaldab sükest üsna tähelepanelikku väga paljude erinevate kohtade nii-öelda läbivaatamist. Ja kui ta kasutab seda sama väljendit otsige Jumalat, siis see on ka seesama, et see nagu öeldakse, see ei ole lihtsalt see, et okei, mul oleks vaja nüüd see vastus saada Jumala käest, Jumal anna mulle vastus ja asi korras. Nüüd, siin on usu küsimus küll selle asi juures, aga see on tegelikult väga palju üks protsess. Nüüd, kui sa oled inimene, kes on, ma usun, me kõik siin oleme pühavaimu ristitud, siis väga paljus see võib olla ka see, et sa palud võõrastes keeltes ja et see asi tuleks esile. Sest ta ei ütle lihtsalt, et paluge, siis teile antakse ainult, vaid ta ütleb ka otsige, siis te leiate.
sa märkad, see palve on kokku viidud otsimisega ja otsimine ei ole tavaliselt siuke asi, mis sa teed nii-öelda plaksti ja kohe on käes. Nüüd vahetevahel mõne asja sa võid leida kuidagi ka kiiresti, aga see peab olema valmisolek, nagu öeldakse, pikemaks protsessiks. Pikemaks, et see võib võtta aega, sa ei pruugi saada seda kohe, seda vastust. Ja see ongi see sama asi, vahetevahel mõned inimesed, ütleme, neil on mingisugune terviseprobleem kerkinud üles, nad võtavad mingisuguse standard meetodi või viisi, kuidas sellega tegeleda ja ootavad, et siis tuleks lahendus. Näiteks mis iganes, palume selle asja eest või laseme endal käed peale panna, võtame selle tervenemise vastu ja see ei ole vale. Aga Jumalal võib olla sinu jaoks, nagu öeldakse, üks hoopis teine strateegia. Ja ta võib näidata ka sulle selgelt, et mingisugune asi võib olla takistuseks ja see võib-olla see konkreetne meetod, mis sa kasutad, see lihtsalt ei anna tulemusi. Sest et sul tuleb kõrvaldada tegelikult see probleem või see takistus. Näiteks Kenneth Reagan vist on seda ühte lugu rääkinud lihtsalt ühes situatsioonis, kus keegi inimene oli haige ja kui ta hakkas tema eest paluma, siis Jumala vaim enne, kui ta seda tegi, ütles talle väga selgelt, et ära paluda eest, vaid küsi, kas ta on kümnist, kas ta maksab 10 koguduses. Mõni küsib, mis sellel tegu seos sellega? See on seos. Sest et Jumal on seda oma sõnas õpetanud ja see on üks oluline printsiip. Ja kui me oleme sõna kuulmatud mingisuguses konkreetses alas, siis see mõjutab ka teisi alasid. See ei ole niimoodi, et ma lihtsalt palun ja usun, saan terveks kogu lugu, vaid et me tervenemine ei ole üks omaette teema lihtsalt piiblis, mille me lihtsalt võtame ja rakendame ja saame tulemused, vaid see eeldab väga paljude teiste asjade toimimist ja korda seadmist oma elus. Sest näiteks isegi sellised asjad, mis ma siin on ka puudutanud, näiteks usk töötab mille armastuse kaudu. Ja selleks, et terveks saada, on vaja mida usku. Nüüd me näeme juba sinu seost, et ka tegelikult, kui inimene, kes ei käi näiteks armastuses, ta on kellegi peale nii-öelda pahandunud, kellegi peale võiks öelda vihane, ei ole selle asju korda seadnud enda jaoks, siis selle inimese usk on takistatud. Näiteks Jeesus toob välja ka andke andeks, ehk siis ka andestuse teema. Et kui inimesed ei ole andeks andnud, siis jällegi tema usk ei pruugi töötada. Nüüd me näeme tegelikult on väga palju erinevaid asju, mis võivad olla tervenemisega seotud. Ja vahetevahel inimesed ei otsi neid seoseid või arvavad, et see ei ole nagu see põhiasi või mis iganes, aga tegelikult see võib olla põhiasi. Ja sellepärast meil ongi vaja otsida Jumalat ja olla aus selle jaoks, et nagu öeldakse vahest see juhis või ka isegi olema aus korrigeering võib tulla Jumala käest sellisel viisil, et sa nagu öeldakse, sa ei oodanudki seda üldse. Ja üks asi, mis me vahetevahel, me oleme igaüks selles kohas olnud, korrigeeritud olla või see, et sind korrigeeritakse, see ei ole väga mugav. Ütleme, kui me räägime mingis inimeste kontekstis, ütleme, oled seda töö juures või mingi ülesannet täitmas ja sul on mingi ülesanne, ütleme, ülemus, kes ütleme, annab sulle mingid ülesanded asjad ja siis ta ütleb sulle, et kuule, aga seda asja sa ei tee õieti ja seda sa läksid nii tegema. Nüüd see ei ole väga mugav. Vahetevahel inimesed pahanduvad selle peale, kui neid korrigeeritakse. Eriti, kui see nagu öeldakse, mingil kombel astub neile varvastele, sest et saame aru, see, kuidas me asju teeme ja kuidas me mõtleme ja mis me arvame, mis on kõige parem, see mingil kombel on nagu meie jaoks ka tähtis. Ja kui öeldakse nüüd, et see ei ole see viis, kuidas me peaksime seda tegema ja meil on mingisugune väga selge arusaam juba välja kujunenud, siis me peame olema võimelised seda korrigeeringut kuulama ja sellega kuuletuma. Eriti kui on tegemist, nagu öeldakse, just ka inimesega, kes on sinu üle. Ma rääkisin töökoha kontekstis, aga võib ka vaimulikult olla keegi, kes korrigeerib sind ja ütleb, et sulle seda asja sa peaksid teistmoodi tegema, seda asja sa peaksid teistmoodi tegema ja korrigeerimine ei ole halb asi. Paljud inimesed, nagu öeldakse, isegi tänapäeva paljud ütleme, ka määra võiks öelda isegi ka noored, ei ole valmis vahest korrigeeringut vastu võtma ja öeldakse seda, et me peame kuidagi nagu õrnalt ja ettevaatlikult ja väga vaikselt neile midagi ütlema. Nüüd meil peab olema võimekus vastu võtta korrigeeringut. See ei tähenda seda, et me peame alati kõigile inimestele pähe hüppama või neid nii-öelda nagu näo täis sõimama, kui midagi ütleme, et nad peaksid teistmoodi tegema. Aga ma ütlen seda, et siiski korrigeering peab olema selge, konkreetne ja tooma välja, mis on võib-olla valesti tehtud ja mida peaks teistmoodi tegema. Ja näiteks ma olen seda kunagi rääkinud, aga ma toon ühe näite, mis on meie ühiskondaga sisse hakanud imbuma, kus
just ongi niisugune mõttelaad, et ka et lapsed juba näiteks ei ole väiksest peale võimelised kuulama korrigeeringut. Et nad nagu ei ole selleks valmis. Näiteks kui nad lähevad kooli, siis juba on seesama meetod, et nagu oleks see kõige esimeses klassis ei panda hindeid. Miks pärast? Sest laps tunneb ennast äkki halvasti. Mis asi tegelikult see on? See hinne on mingis mõttes korrigeering selle kohta, et ta tegi midagi valesti. Tema tööle või asjale antakse hinnang. Ja see on väga rumal mõtteviis. Laps peab hakkama õppima kohe ja tal peab tekkima võimekus vastu võtta korrigeeringut. Mis iganes kontekstis see on, ja selles mõttes see, mida meie haridussüsteem teeb, sellest ta teeb, mida teeb, aga mina näiteks ei leia, et see kõige õigem viis oleks. See on nagu öeldakse, et need lapsed, kes on, ütleme siis nagu meie, kes me oleme üles kasvanud, kui on, ütleme, nõukogude ajas, meil ei tehtud sellist poputamist. Et äkki nüüd see laps tunneb halvasti, tuleb esimese klassi, esimest korda talle pannakse hinne ja võib-olla see on 3 või on võib-olla äkki isegi lausa 2, kui see oli nagu halvasti tehtud. No mis siis? Ta peab teadmiseks võtma, ta peab muutma, ta peab midagi teistmoodi tegema. Ja mingil kombel peavad need hinded andma hinnangu ja mõnes mõttes ka korrigeerima. Ja samamoodi on tegelikult inimesele elus, kui ta kasvab vaimulikult üles, ütleme inimesena, ta teab seda, et mingid asjad antakse, tema asjadele antakse hinnang. Ja ühel päeval tegelikult Jeesus annab ka sinu tööle ja tegevusele hinnangu. Ta ütleb, hästi tehtud ja sa hea ja ustav sulane. Aga ta võib ka tegelikult teistpidi hinnangu anda ja see võib olla selline väga tõsine ja väga karm hinnang. Et me peame aru saama selles mõttes, et Jumal annab hinnanguid ja annab väga selgeid ja konkreetseid ja ka korrigeerib. Ja kui me saame kuulda korrigeeringut Jumala vaimust, Jumala vaimu käest, ütleme, või tuleb inimese kaudu, siis me ei peaks mõtlema, et see on nii halb, miks ta mu peale pahane on. Ei, tegelikult see, et ta korrigeeris sind, on see, et sellepärast, et ta huvitatud sellest, et sa ei läheks nii-öelda suurematesse probleemidesse ja ei teeks asju valesti ja su elus võiks nii-öelda asjad hästi minna. Et see korrigeering ei ole halb, see, et sulle öeldakse, et sa midagi tegid valesti või teistmoodi peaksid tegema, see ei ole halb tegelikult. See on sellepärast, et valesti tehtud asjadel on halvad tulemused. Ja kui sa teed asju nüüd õieti, siis sa saad häid tulemusi. Ja sellepärast see on sul kasulik ja vajalik ja tegelikult selles ei ole midagi halba. Et see on üks selline tendents, mis on väga sageli inimestel, et nad ei taha korrigeeringut, nad arvavad seda, et kui neid korrigeeritakse, et siis nad tunnevad ennast pahasti, halvasti. See tunne võib olla halb nagu mingis mõttes, aga me peame nägema seda palju kaugemat eesmärki selle asjal. Amen. Ja siis me näeme, ta ütleb siis paluga, siis teile antakse. Siis ta ütleb siis koputage, siis avatakse teile tegelikult oli otsige, siis leiate ja koputage, siis avatakse. Nüüd, millega ta võrdleb seda, see on tegelikult see, kui sa lähed kellelegi, ütleme külla, sa koputad nii-öelda, et sa võiksid nii-öelda sisse astuda, annab märku, et kas ma tohin sisse astuda sellega ja siis selle tehakse uks lahti ja sa astud sisse. Mis ta räägib tegelikult Jumalaga ka, me astume teatud kohtadesse läbi selle, kui me oleme otsimas Jumalat. Mis mõttes kohtadesse? Tegelikult Piiblis on päris palju huvitavaid nii-öelda võrdpilte ja ütleme ka väljendeid just selle sama kohta, kuhu Jumal võib sind panna, teatud koht. Näiteks kui 2 meest nagu Eelia ja Eliisa Piiblis, alates tulevad avastanud neid, ja selline mees nagu Eelia mingil hetkel, sel ajal, kui Eliisa veel nii-öelda ei olnud üldse prohveti ametis või ütleme, ei olnudki asju tegemas, ta astus talle ligi, ta oli seal kündmas nende härgadega ja viskas oma kuue tema peale ja andis sellega ühe sõnumi, et see võidmine, ehk siis see prohveti kutse saab olema tema elus. Ja tol hetkel ta ei läinud kohe plaksti prohveti ametisse pärast seda. Aga see visati tema peale ja tegelikult talle ennem seda öeldi siis Eeliale, et nagu öeldakse, meil eesti keelde kasutab siis, et nagu et see võia teda nagu prohvetiks sinu asemel. Nüüd see väljend asemel on üks väga omapärane. Tegelikult millest see räägib tegelikult ühest kohast. Mis kohast. Nüüd ongi teatud kohad, kuhu Jumal sind paneb vaimulikult. Sinu amet, sinu kutsumine, teatud roll Jumala riigist teatud asju teha ja see on mingisugune koht on see. Ja see ongi see sama asi tegelikult, et meil on vaja nendesse kohtadesse sisse astuda. Ja see ongi see, mis tuleb teha, kui sa otsid Jumalat, siis sa saad teadlikuks sellest, mis Jumal tahab teha ja sellisel viisil sa astud sellesse kohta sisse, mis Jumal tahab, et sa astuksid. Nüüd üks asi ka, kui sa märkad siin, siis sest
seoses palvega tegelikult üldse on kristlikus maailmas on nagu üks väga suur vale, mis on levinud. On see, et paljud kristlased isegi arvavad seda, et see on normaalne ja loomulik, et kui me palume, ega me nüüd ei saa kindlad olla, et me päris saame seda, mis me palume. Sest et igasugused huvitavaid õpetusi on, et näiteks, et kui me palume ja kui see asi ei sünni, siis arvatavasti Jumal veel praegu ei tahtnud seda meile anda ja võib-olla me peame ootama sellega. Igasugused omapärasi ideid on räägitud sellega seoses. Nüüd iva ei ole selles, miks asi ei sünni. Meil tuleb seista ka öeldakse usus ja nii-öelda Piibel räägib, et sa palud ja sa usud, et sa oled selle saanud, sa võtad selle vastu ja see on sinu oma usu läbi. Ja see, et see reaalsuseks ei ole veel saanud, nagu öeldakse, meil tuleb usus käia. Ja see ei ole see, et me nagu vaatame ringi, et meie ei tea, miks seda ei ole saanud, et Jumal järelikult vist ei tahtnud anda. Me ei saa vaadata loomulike asjade peale, nii-öelda vaadates neid, kas see on Jumala tahe või mitte. Me peame kindlaks tegema, mis on Jumala tahe ja nüüd me palume seda ja me võtame selle usu läbi vastu. Nii et ta ütleb, et kui te palute, siis teile antakse. Jumal ütles, et antakse, järelikult antakse. Kui ma palusin Jumala tahte kohaselt, siis järelikult mulle antakse. Ja kui ma otsin, siis ma ka nii-öelda leian selle. Amen. Tähendab seda, et kui sa paned selle positsiooni, et ma tahan Jumal teada saada, mis on see takistus, võib-olla miks ma ei ole näinud seda tervenemist või läbimurrangut oma elus selles konkreetses alas, siis kui ma panen ennast sellesse positsiooni hoiakusse, et otsida, et Jumala käest saada vastus, siis sa saad selle. Sa saad selle vastuse. Sa saad teada, mis see on. Muidugi see eeldab seda, et sa oled valmis kuulama ka asju, mis võib-olla ei ole mugavad kuulata ja võib-olla ka nii-öelda korrigeerima nii-öelda asju, mida sa oled võib-olla valesti teinud ja tunnustama ka seda, et on võimalik, et sa võid asju valesti teha. Ka see on üks probleem, mis vahel kristlastel on see, et nad, nagu öeldakse, nad ei ole valmis tunnustama või tunnistama, et nad teevad vahest asju valesti. Kas tõesti, kõvasti keegi ei taha seda väga alati ütelda, aga mingis mõttes on, kas tõesti mina tegin midagi valesti või? Ja hämmastav on, et me oleme võimelised tegema asju valesti. Nii, vaatame korra Jakobuse kirja. Jakobuse 1.5. Ta räägib siin tarkuse palumisest, mis asi on tarkus. See on tegelikult see, et sa tead, mida teha või kuidas teha seatud situatsioonides ja tegelikult, kui me räägime sellest tervenemist, et sa teaksid, mis tuleb muuta, see ongi mingis mõttes tegelikult tarkus Jumala käest. Ja Jakobus 1.5 ütleb, aga kui kellegi teist on puudu tarkusest, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab suisa ega tee etteheiteid. Nüüd see suisa on natuke vanakeelne eestikeelne sõna, see tegelikult tähendab tasuta. Ja siis antakse temale. Ent ta palugu usus ilma kahtlemata. Sest kes kahtleb sarnaneks merelainele, mida tuul tõstab ning sinna ja tänna peksab, niisugune inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab issandalt. Ta on kaksipidise meelega mees, ehk siis kõhkleja, võiks öelda, ebakindel kõigil oma teedel. Nüüd ta räägib siin tegelikult sellest ka, kui me räägime, ma just tõin ka selle välja, et kui sa otsid, siis sa leiad. Kui sa koputad, siis salle avatakse. See on just seesama, et sul on see usu hoiak selle juures. Ja see ei käi selle tunde järgi. Kui sa mõni ütleb, et ma palusin, et Jumal annaks mulle teada või annaks mulle tarkust selle asja lahendamiseks või mis ma peaksin tegema, aga mul ei ole seda ju, ma ei saanud seda kuskilt. Nüüd Jumala sõna ütleb, et sulle antakse. Nüüd usk räägib seda, ütleb, et kui te palute, siis te usute, et te olete selle saanud. Ja ma loen siit uuesti veel, ta ütlebki just, et siis antakse temale, kui ta nii-öelda palub seda tarkust. Ja ütleb, palugu usus ilma kahtlemata. Ja ta võrdleb seda kahtlemist millega merelainega. Mis on merelainele omane? Kui oled käinud mere ääres, siis ta tuleb kogu aeg niimoodi ja läheb tagasi. Tuleb jälle ja läheb tagasi. Nüüd, mis ongi see nüüd, just see sama element. Okei, mulle tundub, et ma vist sain selle. Ja, ma sain selle. Ja siis, kuule tundub, et ikka vist ei saanud. Ja siis, tundub, et ikka vist sain.
aga kuule, vist jälle ei saanud, aru, nii-öelda, ja millest tegelikult see merelaine on, millest on lükatud? Tuultest. Ehk siis tuul on siis põhimõtteliselt võrdpilt kindlasti ka olukordadest. Meil on piiblis päris mitmes kohas võrdpildina just Jeesus kasutanud ka tuule puhul olukorrad, mis võivad tulla sinu ümber. See on see, et nagu mingi keerukas situatsioon, raskus, võib-olla sümptomid lisandusid juurde või haigus, nagu näiteks Veridebis naise puhul öeldakse ka, et ta tegi kõik, mis ta suutis ja haigus oli läinud pahemaks või halvemaks. Me näeme, kuidas ka asja läks veel negatiivsemaks, kuigi ta ei teinud otseselt midagi nii-öelda Jumala sõnaga järgi otseselt, lihtsalt otsis arstiabi, mis ei ole vale tegelikult. Aga sa võid näha siin tegelikult, et nagu öeldakse, välised asjad näitavad justkui, et sellest pole midagi kasu. Ja nüüd uskmatus ehk siis kõhklemine on see, mis on lükatud neist. Tuleb tunne, ei ole tunnet, tuleb tunne, ei ole tunnet. Ja siis nagu öeldakse, kas ma nüüd sain. Nüüd see on seesama, sa usud, et sa oled selle saanud. Sa palud selle asja eest. Isa, ma tänan sind. Mul on see tarkus, mul on see teadmine. Sa ei näe seda, sa ei tunne seda, sul pole mingisugust võib-olla füüsilist tõostust selle kohta, aga sul on see olemas. Ja see on seesama, mismoodi me tegelikult peame paluma ka selliste asjade eest usus, ehk siis vastu võtma selle lahenduse enda jaoks. Nüüd samas saame aru, kui me räägime üldse nagu üldse ka tarkusest või ütleme ka Jumala plaanist laiemas mõttes, siis selles on päris palju erinevaid punkte ja päris palju erinevaid asju. Vaata kolosslastele 1:9 korra. Sest on huvitav vaadata seda, ma olen seda varem ka välja toonud, aga et tänapäeva kristlus tegeleb päris paljude asjadega, millel ei ole väga suuri tulemusi. Ja üks on seesama, mida mina olen niimoodi huumoriga nimetanud, siis selle tädi Maali seljavalu ja onu Kooli alkoholiprobleemi eest palvetamine. Nüüd mitte seda, et selliste situatsioonide eest ei võiks paluda, aga iva on selles, et tegelikult lahendus nendele probleemidele ei ole mitte niivõrd nende probleemide pärast paluda, et need kaoksid või need saaksid lahenduse, vaid lahendus on natukene mujal. Ja see lahendus on tegelikult üks nendest on siin sama kolosslastele 1:9. Ta ütleb, sellepärast ei ole ka meie, sellepärast, mil me seda kuulsime, lakanud palvet tegemast ja palumat teie eest. Sa märkad, ta palub pidevalt nende eest. Ja ta ei palu, et Jumal teeda terveks, Jumal vabastada sellest alkoholiprobleemist. Kas neile võis olla sarnaste probleemiga inimesi? Kindlasti võis olla. Mida ta palus nende eest? Et neid täidetaks tema tahtmise tunnetusega. Ehk siis nad teaksid, mis on Jumala tahe. Mis see tähendab? Mis on Jumala tahe? Kui me räägime tervenemisest, Jeesus on kandnud meie haigused ja meie tõve. Ja kui inimesed teavad seda, siis nad võtavad selle lihtsalt vastu, see on minu oma ja selle haigusel ei ole õigust olla minus. Ja see ei peaks olema sellisel kombel, et inimesed on nagu sõltuvad jutlustajatest või pastoritest, et kui pastor palub minu eest ja pastor tee seda teist ja pastor tee kolmandat ja neljandat. Nüüd ma saan aru, kui kristlane on noorem, siis alguses ta kindlasti vajab ka sükest, keegi teda aitab ja julgustab teda, aga me peame kasvama mingil hetkel sellesse kohta, kus meil on endal võimekus paluda. Meil on endal võimekus minna Jumala ette, uskuda lahendusi ja leida Jumala käest. Ja sageli on ka see, et näiteks Jongit Show kohta öeldakse seda, temal oli üks väga huvitav praktika, kui keegi tuli tema juurde nagu mingisuguse probleemi või asjaga, et ta vajaks nõustamist, siis nendel oli selline asi, et nimetasid seda palvemäeks või midagi taolist. Ja inimesed, näiteks kohad vist olid mingi väiksed ruumikesed või midagi taolist, kus inimesed said palvetada. Ja ütles, et okei, sul on vaja lahendust, mine sinna ja palveta ja otsi Jumalat selle juhtes. Ja see ei tähendanud seda, et nagu mingisugune võib-olla 1, 2 või 5 minutit või pool tundi, see võib-olla võis tähendada tunde ja tunde, mõningates kontekstides isegi võib-olla mõne jaoks isegi päeva ja midagi taolist. Ja just seesama hoiak, et nagu öeldakse, kas sa oled ise otsinud Jumalat selle asja suhtes? Sa tuled, et palume koos selle asja eest, aga kas sina oled Jumalat ise selle asja suhtes otsinud, sa ise palunud selle asja eest? Ja see ongi seesama suhtumine, et me inimesed peaksid võtma aega, et otsida Jumalat ja palvetada teatud asjade eest.
ja saame aru, usupalve on olemas, aga väga oluline on ka see, et meil tuleb vast mõndade asjade eest, nagu öeldakse, järjepidevalt seista Jumala ees ja paluda, sest me näeme siin ka Paulus seda tegi. Ja siis ta ütleb siis, et täidetaks tema tahtmise tunnetuse kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises. Me näeme siis, et oleks seesama vaimulik tarkus ja ka arusaamine sellest Jumala tahtest. Ja siis ütleb, et elaksite väärikalt issandale, et temale kõigiti meeldida. Vilja kandes kõiges heas töös ning kasvades Jumala tunnetuses, saades vägevaks kõige väega tema vägevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks rõõmuga, tänades isa, kes teid on teinud kõlbavaks osa saama püha rahva pärandist valguses, kes meid on päästnud pimeduse võimusest ja on meid asetanud oma armsa poja riiki. Kui sa märkad, siis tegelikult sarnast tüüpi palveid Paulus palub veel, Efesuse kirja alguses näiteks on ka üks süke palve ja teiste kirjade alguses on veel sarnaseid palveid ja need keskenduvad just inimeste vaimulikule kasvule väga paljus ka sellele, et nad teaksid, mis pärand neile kuulub, kuhu nad on pandud Kristuses ja see ongi tegelikult see, et inimestel ei ole vaja niivõrd nende probleemide eest paluda, vaid neil on vaja teada, kes nad on Kristuses. Ja see on ka see, tegelikult sinu võti võib ka vahel olla see, et vahest inimesed mõtlevad, et no, ma pean selle asja eest paluma, et Jumal tee mind terveks, Jumal lahenda see asi mul ära. Ja tegelikult võti on selles, et kui sa tead seda, kes sa oled Kristuses ja mis sul on antud Kristuses, siis see haigus peab lihtsalt ära astuma. Ja vahest sul ongi Jumala juhis sinu jaoks võib olla see, et hakka uurima, kes sa oled Kristuses, mis sulle kuulub Kristuses. Et sa hakkaks uurima. Ja see võib ollagi see juhis ja sa hakkad uurima, hakkad süvenema, otsid need kirjakohad välja, hakkad neid tunnistama ja see ongi see strateegia, mis Jumal sulle annab. Vaete vahel need strateegiad ei pruugi olla sellised nagu väga standardsed, et lihtsalt palu ja asi korras. Ja inimestele vahest meeldib süke asi, sest me oleme sellises ühiskonnas tänasel päeval elamas, kus inimesed on väga harjunud kiiresti, nagu mina olen kiiresti kähku ja kohe, ütlen siis selle kohta. Ja tegelikult väga paljudes kohtades meil on. Me teame, need drive-inid on väga levinud asjad, siin Eestis on neid isegi vähem kui Ameerikas on neid palju rohkem veel, igasugused asju, sa võid toonat said osta drive-iniga, sa võid apteeki minna, autoga sõita apteegi kõrvale ja siis autoaknast antakse sulle rohud sisse ja igast asjad on olemas juba välja mõeldud neil, meil kõiki niisugused asju veel välja mõeldud ei ole, aga millest see räägib? Seesama, et inimesed on harjunud sellega, et asjus peaks saama kiiresti kähku ja kohe. Ja nii-öelda mõned inimestele meeldiks isegi võib-olla süke asi ka, et nad tuleksid kogudusse ka, nad saaksid autoga sisse sõita, nad tuleb juba meelde võib-olla koroona aeg. Tol ajal tehti mõndades kogudus isegi sükest asja ja ma saan aru hoopis teistel põhjustel muidugi. Aga see, et sa sõitsid mingisuguste autodega sinna kuskile platsi peale ja siis kuulasid seda jutlust, aga nii mõnegile meeldiks võib-olla süke asi. Sõidad autoga nii-öelda kogudusega kuskile parkimisplatsi ja siis sealt tuleb sulle jutlus ja kui sul on midagi vaja, siis sealt kuskilt vajutad mingid nuppu ja asja, mis iganes. Ja nii mõnegi inimesele meeldiks süke asi, süke drive-in kogudus nii-öelda. Aga Jumal ei ole mõelnud neid asju, et nii peaksid olema need asjad. Me peaksime olema need, kes tahavad ja kes on võimelised tõesti otsima ja janunema Jumala järgi, et asjad lahendused võiksid tulla. Ja see ongi see, et näiteks ka miks meie, nagu öeldakse, kui meie palvekoosolekute peale vaadata, siis meie kesksed teemad ei ole inimeste isiklike probleemide eest palvetamine. Mitte seda, et me ei tee seda, me oleme öelnud alati ka lõpus, et kui kellelgi on midagi spetsiifilist, me oleme valmis seda tegema. Aga see ei ole see põhiasi, millele me keskendume. Me palume just neid samu erinevaid eeskujudest lähtuvalt, neid anumispalveid. Miks pärast, sest Piibel on andnud selle eeskuju. Ja hämmastav on see, et paljud kogudused, kes sellele on keskendunud, nad paluvad ainult nii-öelda, kogu palvekoosolek koosnebki selle, kellel on täna palvesoovid, siis on terve hunnik neid siis kuskile sinna paberilehekeste peale või kuhu iganes kirjutatud ja siis hakatakse neid järjest ette lugema. Selle inimese see probleem ja selle inimese too probleem ja see ongi palvekoosolek. Aga see ei vasta sellele, mismoodi Piiblis oli palve eeskuju. Ja kõige kurvem selle juures on see, et liiga vähe nendest inimestest saavad ka lahendusi ja tulemusi. Sest kui sa nagu vaatad statistiliselt peale, kui paljud said lahenduse sellist tüüpi palve kaudu, võid näha väga vähe. Nüüd mitte öeldes seda, et sellist tüüpi palve oleks 100% vale, aga iva on selles, et sageli on probleem selles, et inimestel on vaja teada saada, mis neile kuulub, kes nad on Kristuses. Ja kui nad selle saavad pihta, siis väga paljud asjad lahenevad. Väga paljud asjad lahenduvad. Ja see ei ole see, et nagu öeldakse, kunagi minust see ei ole Piibli tsitaat, aga minust mingisugune Hiina vanasõna on vist midagi taolist. Et nagu öeldakse, sageli ei ole inimestele mitte vaja kala anda,
vaid neil on vaja hoopis õng anda. Ja see ongi sama, et inimestel ei ole vaja lihtsalt mingeid otseseid lahendusi, vaid neil on vaja nagu öeldakse, anda mehhanism, kuidas saada püsiv lahendus, milles me võiksid käia ja elada. Amen. Amen.